Tekniikkasegaduses ei kibid USA-Hiina-kaubandussoja keskmes. USA on intensiivistanut oma kaubandussoda Hiinaga, kehtestades tehisintellekti kiipide eksportille uudet piirangud. Mojutades märkimisväärselt suuri teknologia ettevotteid. Näiteks Nvidia prognoosib oma tehisintellekti kiipide keelustamisesta Hiinas $5,5 miljardia suurust kahju, mistä kaasa aktiahinna 6,5% languse. CSAM on vallandanut laajemma turumyygi ja tekitänyt muret ylemaailmsete teknologiliste tarnea helate tuleviku pärast. Si areng rohutab, kuidas teknologiasta on saanut geopoliittiste konfliktide kesknellä hinguväli, mis ei mojuta mitte ainult ettevotteid, vaikka tarbijaid ja majandust kogu maailmas. Minu arusam sellest. Si pole litsalt kibikilt. Si on ylemaailme joumeng, hintamme laajemmat pilti. Nvidia kaotas just $5,5 miljardia. Miksi? USA keelas oma tehisintellekti kiipide myygi Hiinas, ylemaailmsed aktiat värisesid. Pinged eskaleerusid. Se, mis näeb väliä nagu tekniikka, on soda muuden vahenditega. Si on rohkem kuin Nvidia. Se puudutab seda, kes juhib AI järgmist ajastut. Andmed, infrastruktuur. Mojutamine. Kui kontrollite kiipe, kontrolliteka tulevikku. Mitä teille ei öiltä? Tarnea helat katkevat liitlaset valivat puuli AI-rassist on saamas relvastatud majandus. Kas teille mieldisi? Järgige mind igapäiväste tilkade saamiseksi, mis dekodeerivat toellisi joumenge. Sest kuite systeemi ei vaata, sa oled osa sellest. Ma kirjeldan, kuidas tehisintellekt, seire ja toide pörkuvad, niin et näete myrast läbi. Kommenteerige al pool, kes voidab teie, arvades ylemaailmse kaubandussoja, ja kas teie arvades on kaubandussojad, pikaajalise strategiana hea voi halb.